No nii, tere hommikust. Lõpuks on käes see hommik, kus ma saan katsetada oma uuesti värskelt pinnitud viketit. Ja kes siis eelmist videot vaatas, kui sa vaatasid, siis just siin mul pooleli jäi, selle vastukaarega jäi mul niitmine pooleli ja kuna see viketitera oli juba nii nüri, mida ma siin heinamaa peal teravaks ei saanud ja selle niitmise ma siin katki jätsin. Kuid nüüd siis teeme ühe esimese niitmise peale pinnimist. Kütan siit vastukaarega tagasi sinna lõppu ja vaatame, kuidas see uus värskelt pinnitud ja luisatud vikat töötab ning siis tulen räägin emotsioone. Üritan nüüd siin selle niitmisega minna ja ausalt öeldes siin nüüd selle 3 päeva tagasi niidetud vaalu all on juba uus hein tuleb ja siin ausalt öeldes see niitmata hein on ka väga viimaste paduvihmadega siin tohutult alla pekstud ja selline jube nätske ja siin lamandunud, et vaatame, kuidas siit üldse käima saab selle niitmise. No nii, tänase niitmise hommiku kokkuvõte. Ai, mõnus. See ala, see pikkus on siit circa 35-40 meetrit, mõõtsin ära. Ja kuskil 1,5 tundi olen niitnud, et siis võib siit niitmiskiiruse välja arvutada. Ja tänasest niitmisest sain mina siis 2 õppetundi, üks on seotud siis selle viketi pinnimise ja praeguse teritamisega, nii aga esimene õppetund on see, et
tulin suht varahommikul niitma ja mõtlesin, heina on mõnus, pehme, niiske, märg ja saab niisuguse mõnusa niidukogemuse. Aga ei tulnud ma selle peale, et öösel tuli päris kõva paduvihm, nii et see hein on pekstud päris kõvasti vastu maad. Ja esimene kogemus ongi see, et teinekord ma pigem ei tuleks niitma kohe peale kõvat vihma, sest see hein on tõesti kohati väga raskesti niidetav, sest maha lamandunud ja kui ta nüüd vastupidises suunas on lamandunud, et selle vikatiga on hea tõmmata, siis on okei, aga kui ta samas suunas on lamandunud, siis on üliraske seda heina maha saada. Ja see on siin siis teine niide, esimene niide on tehtud jaanipäeva paiku ja praegu on augusti keskpaik või siin augusti lõpupoole juba vaikselt. Et vabalt oleks võinud siin vahepeal tegelikult ühe niite veel teha, aga pole hullu, päris mõnusa paraja pikkusega, nii et vaatame, kui kiiresti ta siin kasvab, aga tundub, et kasvab väga kiiresti, nii et kui mul siin õnnestub, siis äkki saan sügise poole siin ühe korra veel maha tõmmata selle heinamaa ja veel kord nautida mõnusat tegevust. Aga teine kõige olulisem õppetund, mida sa kindlasti ootad, on nüüd see, et see vikat on nüüd mul esimest korda pinnitud peale tehasest tulnud varianti. Ja kui ma nüüd selle ehituspoest ostetud luisuga siin viimane kord seda vikatit enam teravaks ei saanud ja katkestasin selle niitmise siin samas ära, et põhimõtteliselt ei olnud mõtet vägisi punnitada, siis peale pinnimist on saanud kinnitust tõsiasi, et ka ühe tõmbega ühelt poolt, teiselt poolt, ühelt poolt, teiselt poolt, ühelt poolt, teiselt poolt, ühelt poolt, teiselt poolt on võimalik see Austria tera teravaks saada. Kuigi selle ehituspoe luisuga praktikas ma ikkagi kasutasin siin 2 kuni 3 tõmmet, et siis oli ideaalne, aga ka ühe tõmbega sai niita, aga kestis natuke vähem. Nii et ma arvan, et kui mul oleks ideaalne luisk siin luiskamiseks, siis ma saaks ühe tõmbega ta ilusti teravaks ja see võtab mõned sekundid. Ning tõesti ülisuur vahe, nii et kui sulle satub kätte vikat, mida ei ole pinnitud, mis ei ole terav, siis sa ei saa õiget niitmiskogemust kätte, nii et kui sul ei ole vikat terav ja sa luisuga teda enam heinamaal teravaks ei saa, siis ilmselgelt ta ei ole pinnitud ega mis iganes muul tehnoloogial siit tera osast õhemaks saadud, et praegu see tera osa on õhuke nagu silett, nii et just see alttõmme on oluline ja pealt korra tasa, nii et vikat terav ja tõmbab niimoodi, et puhas fun. Ja mina tänan sind taas kord kaasa elamast, loodan, et said jälle mingit väärtuslikku kogemust ja inspiratsiooni loodetavasti. Vikatiga niitmine on tõesti fun tegevus ja tänane hommikune kerge liigutamine ja võimlemine on minul tehtud, nii et ja kui sulle mu videod meeldivad või on sul jagada enda kogemust, siis ülimalt suure rõõmuga kommenteeri ja kuulaksin sinu niitmise kogemust ja kõike huvitavat informatsiooni, mis sul seoses niitmistega on ja like mu videosid ja telli mu kanal, nii et suur tänu ja kohtume uutes niitmisvideotes. Tšau!